No nii, jõulumäe taotle on selleks korraks tehtud. Enne kui me võistluse juurde lähme, et siis hommik oli ilus päikeseline ja ütleme niimoodi, et lootsin, et tuleb siuke hea mõnus võistlus, aga mida kellaaeg edasi. Kell 2 tulid juba tumedad pilved ja oli karta, et hakkab sadama. Ja nii juhtuski. Vaatame, mis ma siis enne starti siin natukene rääkisin. No tere Pärnu! Juba jälle oleme tagasi Pärnus, nii et seekord ootab meid ees jõulumäe duatlon. Praegu on 9.35 ja kedrutan siin jalgu natukene. No nii, hommikune rattasõit on tehtud. Ta on 3,5 tundi stardini, kus ma siis tavaliselt teen omale süüa. Kui ma muidu olen lihtsalt makaroni söönud, siis see aasta ma proovin niimoodi, et ma söön riisi. Ja praegu ka kõrvale väike kohv. See jõulumäe duatlon on hea koht proovimiseks erinevaid asju, sest siia võistlusele ma olen tulnud just sellepärast, et ta on minu jaoks treeningvõistlus. Et ei tekiks seda momenti, kui lähed välismaale võistlema ja seal proovid midagi uut. See ei käi nii, noh. Ma olen ise sellesse ämbrisse mitu korda astunud ja ma ei taha seda korrata. Miks ma just proovin riisi on sellepärast, et mul on viimastel aastatel paar korda olnud probleeme kõhuga ja seidimisega. Vaatame, mismoodi see toimib. Paneveesi, sest proovisin juba seda. Tundub, et seal toimis. Kui ühe korra on toiminud, äkki nüüd teine kord veel ja äkki jäängi selle peale. Tänasest distantsist ka natukene, et seal jõulumäel on juba traditsiooniline maastikujooks. 6 kilomeetrit, 4 ringi peaks olema. Ratast on 21 kilomeetrit, pärast on veel 3 kilomeetrit jooksu samal ringil, mis esimesel jooksul. Tegemist ei ole üldse lihtsa rajaga, et seal on künkaid, seal on raskumisi. Ütlen ausalt, minule väga tegelikult see maastikujooks ei meeldi. Peab proovimas käima ja harjutama neid asju ka, et ei saa kogu aeg valida võistlusi selle järgi, et nüüd lähengi ainult siledale maale võistlema. Aga jääd isu ja ma arvan, et järgmisena näeme juba jõulumäel. No tšau, kiiver pähe, ratas vahet salasse. Margus, hoia palun. Hoian, ma võiksin vist kaugemale. Äkki hoiad vahet salas ka või? Ma olen hoidnud. Võt siis. Siuke see on, tibutab. Vaatame, kas hakkab sadama või jääb. Enne starti veel, mis panime tähele, oli see, et vahetusalas minu siis suur ratas ei mahtunud sealt räki alt läbi, et ma pidin sadulakoti oma ratta külge panema sellepärast, et ma saaksin oma ratas siis ilusti seal vahetusalas hoida, sest vastasel juhul oleksin ma seal kas siis kõrval olevate inimeste rattad eemale lükanud ja nende valmis pandud asjad siis kõrvaldanud, et selles mõttes, et vältida seda, panime sadulakotti, et ma saaksin ratta palju paremini sinna vahetusalasse panna. Ega midagi, siis oligi seal sadulakott külge 5 minutit stardini, rutu asjad selga ja joonele, et siis nagu ikka, jooks toimus 1,5 kilomeetrisel ringil, 4 ringi oli kokku ja ütleks, et see aasta oli võistlejaid päris palju kohal. Et seal korraldaja ütles ka, et see aasta oli üsna arvukas see võistlus. Esimesel jooksul oligi, stardis läksime minema, seal paar tükki üritasid sabast püsida, peale esimest ringi põhimõtteliselt olin üksi ja tegin sellist sooloesitust, et võistlus iseendaga. No see oli selle aasta võistluse eesmärk ka, et see on ikkagi treeningvõistlus ja vaadata, mismoodi või proovida erinevaid asju. Et seal esimesed 2 ringi tegin puhtalt täiesti enda nägemise järgi ja tugevuse järgi, kuidas ma suutsin too hetki ja siis 3. ringi võtsin natukene mõnusamalt niimoodi, et ma suudaksin viimase kilomeetri veel juurde panna, et vahetusalasse tuleksin üsna tugeva pingutusega, et pulss on laes. Ja see mul õnnestus ka, et ma panin ennast pingutama, lihtsalt sisestasin enda peas, et pinguta. Ja siis läksingi ratta peale, aga kuna jooksu lõpus hakkas vaikselt tibutama, siis oli selle rulliraja märjaks teinud. Ütlen ausalt, 2 kõrva vahele tuli selline vaimne plokk. Plokk selles mõttes, et väike hirm tuli ja ikkagi kuklas kummitas see, et nädala pärast on vaja Euroopakatel võistelda. Et ei tasu siin võistlusel nüüd ennast nii ribadeks ka sõita, et kuskil kraavis lõpetad.
et esimene ring ma pigem võtsingi tutvumiseks, et vaadata, millised rajaolud on ja siis iga ring ka tulemuste järgi võin siia juurde panna, et iga ring oli läinud kiiremaks. Üks põhjus oli ka see, et Kristo Prangel mu selja taga pitsitas päris korralikult niimoodi, et iga kord, kui ma teda nägin, siis ta oli natukene järgitud. Aga nagu videotes on näha, siis võistlejaid oli rajal suht palju, et seal viimase 3 ringi läks juba rohkem selliseks kardisõiduks, et tuli seal inimestest mööda karjuda, et kust poolt ma nüüd tulen. Ühes kohas oli hea kild, et muidu ma karjusin, et vasak, et vasakut läheb mööda, aga siis ühes kohas karjusin parem, aga see, kes minu ees oli, naisterahvas, tema sai aru, et tema peab paremale minema niimoodi, et põhimõtteliselt rada on nii kitsas, tema siis hoidis paremale, mina tahtsin paremalt ka mööda minna. Aga siis ta keeras paremale ja niimoodi, et ma pidin rajalt korra maha hüppama ja nii-öelda off-tracki minema ja siis uuesti rajale tagasi hüppama, et selles mõttes see oli veel viimasel ringil ka, et see tõmbas natukene judinat sisse, et tuleb ikkagi hoolsam olla ja valvsam. Aga selles mõttes jah, ratas mulle meeldis ja ta küll eelmisest aastast oli aeglasem puhtalt sellepärast, et rajaolud olid märjad ja ise hoidsid natukene tagasi. Ja mis mind veel rattasõidus oli, kimbutasid seljavalud. Ma tean, millest see tuli, see on puhtalt sellest, et kui ma muidu maanteel sõidan, siis asendi muutust ei ole maanteel nii palju, aga see rada on niisugune väga tehniline, kurvide rohke, künkaid on palju ja pani hästi niisugused tugevad pinged selga niimoodi, et vahepeal isegi see seljavalu nagu piiras mu pingutamist. Ega midagi enne siis jooksu natukene ringutasin selga ja läksin jooksma, et jällegi proovisime seda teist jooksu nüüd. Alguses ma ikkagi hakkasin jälle kohe otsima enda jooksusamme üles, et oli raske. Aga viimasel kilomeetril ikkagi suutsin veel endast nii-öelda võtta seda, mis mul too hetk veel sees oli. Ma panen tulemused siia lihtsalt ekraanile jooksma, et ma neid peast ei mäleta, mis need olid. Aga võrreldes eelmise aastaga oli lõpuaeg küll kehvem, mingi paarkümmend sekundit, aga sellegipoolest päris hea stabiilsus. Võib üldkokkuvõttes selle võistlusega rahul olla, et tegemist on ikkagi päris raske rajaga. No nii, raske päev sõidad, aga loodan, et iga aasta läheb kergemaks, aga ei lähe. Sama raske kogu aeg. Ja järgmine nädalavahetus siis ootab mind ees supersprindi Euroopa meistrivõistlused Poolas Olstenis, kuhu ma siis kolmapäeval hakkan mööda maad minema. Ja ma arvan, et selle kohta teen ka väikese sellise kokkuvõtte, et hoida kursis, mismoodi võistlused meil lähevad. Just siin üks päev vaatasin selle eelmise aasta jõulumeeduatloni kokkuvõtet, siis on nagu huvitav vaadata, kuidas see areng on toimunud. Just see, et ma oskan või suudan paremini kaameras rääkida ja julgustan võib-olla rohkem juurde tulnud, et on arengut näha. Ja kui sulle meeldis see video, see julgelt pane pöial ja muidugi, kui sa tahad, et see video jõuaks sinuni esimesena, pane subscribe'i nuppu ja pane ka kelluke. Paka, tšau, näeme juba varsti Poolas.